Tere, tere, armas kaasaegse naise podcasti kuulaja. Tänane episood on kaasaegsetele emadele, sest selles podcastis räägin ma ju naiseks olemisest, emaks olemisest, ettevõtlusest ja ettevõtluse koha pealt ma peaks ka vahepeal ühe podcasti tegema, mis puudutab selle just emadusega seotud ettevõtlussuunda, mille osas mul oleks tegelikult väga palju jagada. Aga täna, kui sa juba vaatasid podcasti pealkirja, siis see tõesti on emadele, kellel on väikesed lapsed kodus ja vahel tundub, et ma ei kasvata lapsi, ma juhin väikest ettevõtet. Ja küsimus ka sulle, et kas sul on olnud kunagi selline päev, kus tundub, et sa ei kasvata lapsi, sa juhid väikest ettevõtet. Sina tead, kus on joogipudel. Sina tead, kus on kummikud. Sina tead, millal on see ujumistrenn või kunstiring. Sina tead, et kellel ja kus kohas on järgmisel nädalal sünnipäev, kuhu laps kutsutud on. Või mitu last peres on, minul on 3 last, eks ju. Sina tead, mis peab juhtuma järgmisena. Ja kui sina ei mäleta, tundub, et mitte keegi teine ka ei mäleta. Kui sul on olnud selline tunne, siis ma ütlen, et sa ei ole üksi, kui mitu korda ma olen mingid sünnipäevad ära unustanud, sest ma pole neid kalendrisse kirja pannud. Ja ma arvasin aastaid, et see on lihtsalt emadus, emaks olemine, et nii peabki olema. Et ema on see peres, kes hoiab kõike koos. Et siis oled sina väga hea ema, kui sa kõike hästi mäletad. Et ema on see, kes peabki kõike teadma. Aga ausalt öeldes, täna ma enam nii ei arva. Ja ma tahangi sulle rääkida sellest, et miks ma arvan, et see nii enam pole. Ja see metafoor, et ettevõtlus ja laste kasvatamine, ma tean, neid tuuakse nagu igas erinevas asendis. Aga mõtle siis ettevõtte juhtimise peale. Et ettevõtte juhi töö ei ole kõike ise teha. Mis on ettevõtte juhi töö? Juhi töö on hoida lihtsalt süsteeme töös. Tema peas elab teadmine sellest, kes peab tegema, millal peab tegema ja mis juhtub siis, kui keegi ei tee neid asju ära. Ja tema peas elab siis kogu see ettevõtte operatsioonisüsteem. Ja väga paljud emad elavad ju täpselt samas rollis. Mitte lihtsalt emana, vaid terve pere operatsioonisüsteemina. Ja tegelikult siin on see koht, kus ma arvan, et paljud meist eksivad. Me arvame, et me oleme väsinud, sest meil on nii palju asju teha. Aga tegelikult ei ole probleem üldse selles. Probleem on selles, et meil on vaja väga palju asju meeles pidada. Ja need on 2 täiesti erinevat asja. Et kui meil on palju teha, siis see palju teha väsitab füüsiliselt meie keha. Aga kui meil on palju meeles pidada, siis see väsitabki vaimselt meie pead. Ja kui meie pea on super väsinud, pea on paks, nagu öeldakse, siis see vaikus, mis koguneb tasapisi, vahel päeva jooksul, vahel nädala jooksul. Ja siis sa ühel hetkel tunned, et sa oled kuidagi täiesti ammendunud ja sa isegi ei suuda seletada, et miks.
ja nüüd seesama joogipudel, veepudel. Et laps küsib, emme, kus mu joogipudel on? Ja esialgu tundub, okei, et probleem on joogipudelis. Et joogipudel on kadunud, me otsime joogipudelit. Aga tegelikult ei ole. Probleem on selles, et ema on ainus inimene, kes teab, kuhu joogipudel käib. Ja nüüd korruta seesama asi 30 asjaga päevas. Võib-olla ma isegi alahindan seda. Joogipudel, sussid, kummikud, müts, jope, vahetusriided, trennikott. Ja see ongi see koht, kus ühel hetkel tunned, et kogu pere toimimine elab sinu peas. Ja sina oled see, kes peabki seda kandma. Nagu iga päev, iga tund, sest sa tahad olla hea ema. Ja see on taaskord see koht, kus mina ka arvasin, et see ongi emadus. Aastaid arvasin, et täpselt nii peabki olema. Aga siis ma sain aru ühest asjast. Probleem ei ole minus. Probleem ei ole lapses või lastes. Probleem on selles, kuidas meie kodud on üles ehitatud. Ja väga tihti tegelikult on meie kodud üles ehitatud täiskasvanule. Arvestades täiskasvanu vajadusi, tahtmisi. Täiskasvanud ulatuvad, täiskasvanud teavad, täiskasvanud saavad aru. Aga laps ei saa ju. Ja laps ei saa selles täiskasvanute maailmas aru, kuidas mingid asjad käivad, toimivad, kuidas nendeni ulatuda. Ja siis ta vajabki iga väikese asja jaoks täiskasvanut. Ehk siis sind. Emme! Ja mina tegelikult sain sellest aru Montessori kaudu. Et mul on Montessori pedagoogika taust, et ma olen meie kodudes keskkonnas rakendanud Montessorit alates sellest, kui minu kõige vanem laps oli alles 8-kuune. Hiljem ma õppisin 2 aastat Prahas, Tšehhis, täiesti Montessori 3-6 vanuseastme õpetajaks ja mul oli ka oma väike Montessori lastehoid mitu aastat. Ja üks asi, mida ma kogu sellest protsessist ja õppimisest, päris elust endaga kaasa võtsin, ei olnud mingi üks konkreetne meetod. Ma ei tea, Montessoril on, Montessori jope selga panemine, mis tegelikult ei ole Montessori meetod, aga sellest mõni teine kord. Vaid see oli hoopis üks küsimus. Ja see küsimus ei kõla niimoodi, et kuidas panna laps rohkem kuulama. Et ta rohkem kuulaks mind, siis ta teeb asju kaasa ju. Vaid see küsimus on väga-väga lihtne. Mida saaks laps selles keskkonnas ise teha? Mida saaks laps selles keskkonnas ise teha? See on hoopis teine küsimus. Sest lapse iseseisvus ei ole ainult lapse jaoks. See on ka ema jaoks. Iga asi, mida laps oskab ise teha, on üks asi vähem, mida sina pead meeles hoidma. Üks asi vähem, mida sina pead organiseerima. Üks asi vähem, mis elab ainult sinu peas. Ja see tähendab lihtsalt rohkem ruumi. Aega minna ja jalutada. Aega võimalusi raamatut lugeda. Juua see kohvitäis tühjaks siis, kui kohvi on kuum, et sa ei pea kuhugi jooksma tulekahjusid kustutama. Aga mis on veel olulisem? See tähendab seda, et sina ei pea olema
kogu pere ainuke operatsioonisüsteem. ja ma ei räägi siin sellest täiuslikust lapsest. Et ma ei räägi ka sellest, et 3-aastane hakkab nüüd kõike ise tegema. Ma räägin sellest, et kõik ei sõltuks ainult sellest ühest inimesest, sinust. Ja seepärast ma ju tegelikult lõingi ka kasvukoha. Et see on selline 6-nädalane transformatsiooniprogramm. Et mitte selleks, et õpetada emadele Montessori teooriat, vaid tõesti selleks, et aidata luua kodu, kus laps saab rohkem ise hakkama. Ja kus sina ei peagi olema kogu pere projektijuht. Kasvukoht on 6-nädalane väljakutse, kus liigume läbi sinu kodu üks ruum korraga, üks ruum nädalas. Esik, köök, magamistuba, vannituba, elutuba ja viimaks siis ka see süsteem, mis püsib. Sa ei vaja remonti ega uut mööblit. Kasutame seda, mis sul tegelikult juba olemas on. Ma väga hästi toon näiteid, räägin sellest. Ja see väljakutse algab 6. juulil. Ja ma panen registreerimislingi siia podcasti märkmetesse. Kui ma kevadel seda väljakutset tegin, siis see oli natukene kiirem, et ma nüüd suve väljakutse teen veidi lühemal. Ja 46 inimest siis osales selles väljakutses ja tagasiside oli väga-väga positiivne. Et ma panen, kuna sa kuulad seda podcasti, sa oled siiani kuulanud, siis ma panen ka podcasti kuulajatele siia alla väikese sooduskoodi. Et see on siis ainult teile väike saladus, kes podcasti lõpuni siis kuulavad. Kes ei kuula, need ei näe seda koodi. Ja ma tõesti ei usu, et emad vajavad kuidagi rohkem pingutamist. Ma usun, et nad vajavad süsteeme, mis töötavad ka siis, kui emad on väsinud. Ja võib-olla see kõik algabki ühest lihtsast küsimusest. Mis on üks asi, mida sinu laps võiks juba täna rohkem ise teha? Aitäh kuulamast, armas kaasaegne ema. Ilusat päeva sulle. Tšau.